Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukraina jätkab rünnakutega Venemaa territooriumi vastu. Eile hommikul rünnati Peterburgi ja täna öösel Krimmi. Meil on stuudios sõjandusekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! Kui me vaatame seda eilset Peterburi rünnakut, siis asukoht ise tõenäoliselt venelastes endas tekitas võib-olla mõneti hämmeldust ja mõneti hirmu, aga kui on jutt nendest reaalsetest tagajärgedest, siis mida Ukraina siiski suutis Peterburi lähistel päriselt purustada? No nüüd nende purustuste ulatuse kohta nüüd väga niisugust head infot rohkem ilmunud ei ole, et Venemaa võimud said infovood said kontrolli alla siin siis selle rünnaku käigus. Et siin kaardi peal kahjuks ei ulatu sinna Peterburini välja, aga põhimõtteliselt kaks objekti, mida tabati, mis on väga väärtuslikud Venemaa jaoks, et üks on Peterburi naftasadam, kus toimub ka naftaeksport ja enne seda, kui Ust-Luga ja Primorski sadamad rajati, oli ta peamine naftaväljaveo sadam siin, ütleme meie sadamate ja Läti sadamate kõrval. Aga nüüd me teame, et Eestist Lätist enam Venemaa naftat välja ei veeta juba ammu ja siis ehitatigi sellepärast, et Ust-Luga ja Primorski sadamad sinna Soome lahe äärde teineteisel pool kaldal, et siis Peterburi sadama koormust vähendada. Ja põhjus, miks seda Peterburi sadama koormust tahetakse vähendada, see on kaks asja muidugi, et üks on see, et on ikkagi sisuliselt kesklinnas, väga ilusal mereäärsel alal, aga suurem probleem on muidugi sellega, et raudteeühendusi läbi linna juurde rajada ei olnud võimalik ja kuna Venemaa tahtis oma naftaeksporti suurendada, siis tuli need uued sadamad rajada. Seda on Vladimir Putin kohe esimestes päevades, kui ta presidendiks sai, väga tõsiselt ajanud. Aga ikkagi sealt Peterburi sadama kaudu veeti ka siiamaale naftat välja, nii et see on nagu üks asi, aga teine, mis on minu hinnangul veelgi olulisem sihtmärk, mis sai pihta, on siis Kroonlinna sadamas vähemalt üks korveti klassi sõjalaev Poiki, mis on ka raketikandevõimega, väiksemat tüüpi sõjalaev, mis siis on nagu mõeldud nagu nii õhutõrje kui siis ka rakettide kandmiseks. Ja võt see nüüd on nagu minu hinnangul nüüd nagu selline märk nagu Venemaa inimestele, et Venemaa õhutõrje ei saa hakkama, sellepärast, et Kroonlinn on sellest hetkest alates, kui Peeter Suure ajal rajati Venemaa sõjalaevastik esimest korda Venemaa ajaloos tegelikult, et siis Kroonlinn on alati olnud selle üks peamine baas ja tegelikult ka selline Vene laevastiku niisugune sümbol. Ja me teame ka, et nagu Nõukogude ajal kirjutati see nagu revolutsiooni käsitlustes väga suureks, kuigi seal oli Kroonlinna mäss, mis maha vaikiti, aga hea küll. Et põhimõtteliselt nüüd see rünnak on ka väga tugev nagu selline sõjaline kaotus ja väga tugev psühholoogiline kaotus ja me ikkagi paneks kogu selles rünnakus esikohale selle psühholoogilise kaotuse Venemaa jaoks, sest see rünnak selgelt oli ajastatud 3. juunile just sellepärast, et samal päeval algas siis Venemaa presidendi poolt korraldatav ja patroneeritav siis Venemaa kõige tähtsam iga-aastane majandusfoorum, see on niinimetatud Peterburi majandusfoorum. Kas venelased ei kartnud või neile ei olegi võimekust näiteks tuua või tugevdada Peterburi õhukaitset isegi seesuguste sündmuste puhuks? Ei, kahtlemata nad on pidanud seda tegema vähemalt siis vastavalt nagu nende manuaalile ja kui me nüüd vaatame näiteks, et kui siin varasemad rünnakud olid Ust-Luga ja Primorski sadamatesse siin veel maikuuses, eks ju, mäletame, siis sattusid Eesti õhuruumiga Vene droonid siin paar korda, siis nendel puhkudel nagu oli seda õhutõrjetegevust nagu rohkem märgata kui praegu. Aga tasub veel meenutada siin aastataguseid ja natuke rohkem aega, kui Ukraina korraldas, nad on korraldanud tegelikult juba aastast 2023 niisugused väiksemaid droonirünnakuid siin piirkonnas ka, Pihkvas, me oleme lihtsalt juba ära unustanud, on ka paar korda olnud rünnakud ja siin ka Peterburi ümbruses, aga niisugused suuremad tõsiste tagajärgedega rünnakud algasid natuke rohkem kui aasta tagasi ja siis ikkagi nagu Venemaa kasutas veel neid S-300 õhutõrjesüsteemi siin liigutas väga nähtavalt. Praegu nende tegevusest nagu mitte mingisugust jälge nagu ei ole. Et me nägime ka Peterburi rünnakus käsitulirelvadega seal naftasadama piirkonnas üritati võtta maha neid droone ja Kroonlinn on nüüd nagu selles mõttes väga tugev indikaator. Kroonlinna peaks kaitsma kõikide vahenditega teoreetiliselt. Siin on nüüd kaks võimalust. On see, et kas siis Venemaa õhutõrje magas
mida on raske uskuda, või siis teine on see, et kuna Ukraina on niivõrd palju hävitanud viimase 3-4 kuu jooksul õhutõrje Venemaa vahendeid, siis mis on paiknenud siis siin okupeeritud aladel valdavalt Ukrainas ja siis siin Venemaa põhjapiirkonnas, et lihtsalt on ära toodud siis mujalt Venemaalt, kaasa arvatud Peterburi ümbrusest, et see on võib-olla see kõige loogilisem seletus. Palju neid sõjalaevu üldse seal on? Kas me teame seda? Tähendab, Kroonlinna sadam ei ole põhiline Vene armee nagu sõjasadam, et Kaliningrad on ikkagi suurem ja olulisem ja valdav osa Baltimere laevastikust paikneb Kaliningradi sadamas siis. Aga Kroonlinnas ja Peterburis ka, tähendab, ta on seal mitmes punktis laevastik paikneb, siis Kroonlinnas on väga olulised, on just need tehased, kus remonditakse laevu ja need laevad, mis nüüd pihta said, olidki seal dokis. Ma arvan, et seal on tegelikult need vigastusi saanud laevu rohkem, aga see korvett siis ikkagi süttis nii tõsiselt põlema, et sellest tõenäoliselt elulooma nagu siin lähemate aastate jooksul ei ole. No täna öösel ründasid ukrainlased ka Krimmi ja seal olid nüüd mitmed tagajärjed, et võib siit nagu järeldada, et Krimmi õhukaitse on nüüd juba päris niruks jäänud. No Krimmi õhukaitset hakkasid ukrainlased üsna metoodiliselt ründama 2,5 aastat tagasi ja Venemaal on nagu selline kord, eks ju, kehtestatud, et kuna Krimm on prioriteet aastast 2014 alates kõik, mis puudutab rannakaitset, õhukaitset, siis sinna tuuakse alati asemele. Ja ma olen nagu kuskil varem ka vist maininud ja kirjutanud, et on 2 niisugust väga tõsist indikaatorit, et kui siin õhutõrjet viiakse ära Kuriili saartelt või siis Kaliningradist, siis on asi väga halb, aga ma arvasin, et Peterburi ja Moskva on need kohad, kus ei puututa üldse seda õhukaitset ja praegu, kuna on tugevdatud ka Moskva ümbruse õhukaitset, siis see võib olla see ka põhjus, miks ei jätku enam neid õhutõrjevahendeid sinna Krimmi ka, nii nagu varem oli neid seal päris ohtralt. No vot nende järjest intensiivistuvate Ukraina rünnakute taustal on nüüd USA välisminister just mõned tunnid tagasi teinud avalduse, kus ta ütleb, et sellele rahule tuleks jõuda või rahuni tuleks jõuda väga ruttu, sest see sõda võib eskaleeruda ja võib eskaleeruda seetõttu, et Ukraina muutub järjest võimekamaks. Ma ei suuda püüda seda loogikat ausalt öelda siin selles avalduses, kui ütlen täitsa siiralt ja otsekoheselt, et see sõda 2 riigi vahel rohkem eriti kuhugi eskaleeruda ei saa, kui ta juba käib täiemahulisena Ukraina poolelt ja Venemaa poolelt. Venemaa teadupärast ei ole pannud mängu oma strateegilist tuumarelva ega taktikalist tuumarelva, seda ta kasutada selles sõjas ei saa, selleks kontekst nagu praegu puudub. Aga kui nüüd riigisekretär viitas nagu sellele, et Ukraina võib Vene armee purustada ja et nüüd võib nagu sealt tulla seeläbi mingi eskalatsioon, siis seda juhul, kui see on nüüd ka minu väga subjektiivne hinnang, aga vastavalt nende doktriinile tähendaks see siis seda, et Ukraina peaks tungima päris sügavale Venemaa territooriumile väga suurel alal. Aga me oleme näinud seda juba, Ukraina on teinud neid rünnakuid mitte ainult seal Kurski juures, vaid ka siis varem natukene, mitte nii suures ulatuses, kui see Kurski operatsioon oli, siis Venemaa ikkagi nagu selles olukorras nagu ei kaalunudki tuumarelva kasutamist, et see tegelikult ei ole võimalik. Mis meil rindel toimub? Rindel on päris intensiivsed lahingud praegu, aga see rindejoon püsib nüüd ikkagi alates detsembrikuusest ikkagi peaaegu täiesti muutusteta, et on väga väikseid edenemisi Vene poole pealt üksikutes kohtades ja on väga väikseid edenemisi Ukraina poole pealt ka üksikutes kohtades. Mingites kohtades rinne kõigub natuke edasi-tagasi, aga see on nii väikses ulatuses, et sisulisi muutusi ikkagi ei ole toimunud detsembrist üldse. Ja jälle, kui me meenutame siis 2023. aastast alates ka rindejoon ikkagi, on seal muutunud ainult seal Donetskist Pokrovski suunas, ega mujal ta väga suurt muutunud ei ole. NATO peasekretär külastas eile Kiievit, uudistes märgiti, nagu see oleks olnud üllatusvisiit. Kas seal on midagi märkimisväärset, mida tähele panna? No ta ei olnud selles mõttes üllatusvisiit, et toimus Ukraina NATO nõukogu istung ja see ei ole kellegi üllatav, see on regulaarne formaat. Aga neid visiite ei teatata ette siis turvakaalutlustele ja nad selles mõttes meediale tuli ta nagu see peasekretäri saabumine teatava üllatusena. Ukrainas sellest niimoodi kirjutati. Minu arvates oli see igati
niisugune korda läinud visiit ja Ukrainal muidugi on hetkel ainult üks mure, mida nad siis üritavad adresseerida, on siis õhutõrjerakettide puudus. Ja siis see on siis see NATO praegu kõige suurem panus Ukraina kaitsesse. Lisaks siis need investeeringud, mida tehakse Ukraina kaitseväe arendamisse ja Ukraina kaitseväe koostöösse siis NATO liikmesmaade armeedega, aga ikkagi jah, see õhutõrjesüsteemid on hetkel kõige suurem probleem Ukraina jaoks. No rahuvahendusest või USA initsiatiivil ei ole praegu ilmselt mõtet rääkida. Küll aga on nüüd uudiste keskmesse tõusnud see, et eurooplased püüavad sellesse protsessi siseneda, sellesse rahuvahendusse, see ei ole üllatus, seda on proovitud. Nüüd on nagu eraldi välja toodud see, et Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Saksamaa on püüdnud haarata initsiatiivi, kuigi sa ise kirjutad ka tänases ülevaates, et see põhjendus on natuke kummaline, et seal Bloomberg on või allikad, kes on Bloombergile seda uudist vahendanud, on toonud välja, et hoida ära uuel talvel võimalikud rünnakud Ukraina infrastruktuuri vastu. Nojah, ütleme, et loomulikult tuleb need rünnakud ära hoida, aga seda tuua nii-öelda läbirääkimiste sisenemisel nii-öelda eesmärgina on ikkagi nagu erakordselt ebaõnnestunud ja näitab pigem strateegilise mõtte puudumist. Muidu see formaat 3 riiki, ehk siis kui Suurbritannia kuulus veel Euroopa Liitu, siis nimetati seda E3, eks ju. Ta tegelikult päris mitmetes rahvusvahelistes diplomaatilistes või niisugustes rahvusvahelise poliitika küsimustes opereeris päris edukalt ja ma arvan, et ütleme, et kui kujutada ette, et kuidas üldse Euroopas saaks osaleda Venemaa ja Ukraina vahelistel kõnelustel, mis tahes rollis, siis tegelikult see 3 riiki koos esindavad, see on tegelikult peaaegu ainukene toimiv nagu selline formaat. Et muidugi alati võib midagi välja mõelda, aga me teame, et siin mingisuguse innovatsiooniga ei ole nagu hetkel võimalik lagedale tulla, aga midagi peale hakata, see lihtsalt selliste uute formaatide kokkuleppimine võtaks tohutult palju aega. Ja loomulikult nagu sellise formaadiga suurimaks riskiks jääb see kodutöö, et kuidas siis tagada see, et Euroopa Ülemkogul mingil hetkel nagu ei hakata keegi liikmesriikides seda täiesti tõsiselt blokeerima või torpedeerima kuidagi. Ja muidugi ja kõige tähtsam asi on ikkagi see, et hea küll, et ühispositsiooni võib veel kuidagi kujutada, et on nagu võimalik diplomaatselt ette valmistada. Aga mis see tulemus peaks olema? Et mis siis nagu nende läbirääkimiste puhul nagu siis selle osalemise eesmärk on, et kas see, et Ukraina-Vene rahulepinguni jõutakse või vaherahuni või siis on Euroopal endal kavas midagi Venemaaga või soov nagu läbi rääkida ja siis mis kontekstis. Et ta ei ole nagu kerge ülesanne, aga ma arvan, et see on väga positiivne, et sellega tegeletakse, sellepärast, et see sõda paratamatult peab lõppema mingisuguste läbirääkimistega. Ei ole võimalik ette kujutada, et Ukraina purustab Venemaa ja loomulikult me ei taha, et Venemaa purustaks Ukraina. Seetõttu ei saa see kesta lõputult. Ja ma arvan, et nad selles mõttes need mõtteharjutused, mida praegu Euroopas tehakse, on ikkagi vähemalt vajalikud selleks, et seda lõpp-punktis nagu Euroopa saaks oma huvide eest kuidagi seistud ja et ta oskaks neid defineerida ja kuidagi ühiselt käsitleda, see on väga tähtis. Ma läheks korra tagasi üle-eelmisesse öösse ehk siis sellesse hetke, kui toimus rünnak Peterburile. Meil oli sellel ajal ka öösel droonihoiatus. Kas see oli sellega seotud? Kas see võis? Jaa, ma arvan küll, sellepärast, et seal oli täiele väiksed äpardused, aga ma tervikuna siiski tahaksin nagu Kaitseväge kiita ja neid, kes seal teised monitoorisid, et ikkagi märgati, et droonid liiguvad ja anti võimalikust ohust teada. Et see kommunikatsiooni pool on kindlasti mitte korras, ütleme siis niimoodi viisakalt. Aga sellega saabki tegeleda siis, kui saab nagu seda niimoodi proovida reaalolukorras ja kui tehakse õiged järeldused ja see kommunikatsioon läheb paremaks järjest, siis on nagu kõik korras. Et praegu ma arvan, et väga hea oli, et inimestele saadeti see teavitus, et selline teoreetiline oht on olemas, aga mis puudu jäi puudu see selgitav kommunikatsioon pärast, et mis siis tegelikult toimus ja miks see häire anti. Et seda oleks pidanud tegema, ei tehtud. Eeloleval nädalavahetusel pühapäeval on Armeenia valimised.
Kui venemeelsed peaksid võitma, kui suur oht on siis see ja kui palju on Venemaal siis võimalusi oma mõju Aserbaidžaani tugevdada? No see oleks Venemaale väga oluline võit, kui seal tuleb võimule valitsus, kes nagu senise rahuprotsessi, mis on kestnud siis Aserbaidžaani Türgiga nagu ümber lükkaks ja tegelikult ega see nagu rahuprotsess on selles mõttes ka Armeeniale väga suur väljakutse, et esiteks oled sõja kaotanud, oled kaotanud territooriumi, mida sa kontrollisid, mis ei ole küll rahvusvahelise õiguse järgi nagu sinu oma olnud, aga see psühholoogiliselt sellest üle saada on nagu omajagu keeruline. Ja see on nagu esimene väljakutse. Selle tõttu võib öelda, et Venemaa mõnes mõttes nagu selle stressi peale ka nagu mängib oma mõjutustegevuses. Aga nüüd, kui kujutad ette, et tuleb valitsus, kes tõepoolest tahab selle protsessi ümber vaadata, siis ega tal mitte mingit muud võimalust ei ole. Ta ei saa rahuprotsessi lõpetada, mingit revanši ei tule, uud sõda ei tule, Armeenia ei suuda sõdida, Venemaa ei taha sõdida selles küsimuses, vähemalt Karabahi pärast kohe kindlasti mitte. Ja seega, mis on Venemaa eesmärk, on see, et ta muutuks selle protsessi osaks. Ja võt seda kaudu hakkaks ta nagu samm-sammult siis oma seda mõju seal Aserbaidžaani suunal nagu taastama, et see oleks nagu see võimalus. Ja seda Venemaa on ka üsna peaaegu avalikult välja öelnud, et see on nende eesmärk. Natuke rohkem kui 6 aja pärast on NATO tippkohtumine Türgis. USA president on teatanud, et ta osaleb sellel. Mis asjad need on, mida seekord NATO tippkohtumiselt oodata? Ma loodan, et mitte nagu selliseid nagu väga heitlikke sõnumeid, et räägitakse ühel päeval ühte, teisel päeval teist, nagu siin mõnikord on nagu juhtunud viimastel aastatel. Aga selle NATO tippkohtumise Ameerika poole tegevuse määrab väga paljuski ära 2 asja. Üks on see, et mida teised liitlased suudavad enne USA-ga nagu kokku leppida ja kuidas nagu seda agendat kujundada, aga see on väiksem asi. Minu hinnangul suurem mõju on tegelikult sellest, kas USA selleks ajaks suudab Iraaniga mingisuguse joone alla tõmmata, nimetame seda siis niimoodi. Ma ei usu, et selleks hetkeks on olemas rahuleping. Praegune see protsess, mis toimub ikkagi USA poolt, on erakordselt ebaõnnestunud kommunikatsioon selle protsessi ümber ja president Trump on nagu korduvalt nagu on sunnitud taganema oma ähvardustest, lubadustest, tähtaegadest, kõigest. Ja selle tõttu USA positsioon hetkel on kindlasti palju nõrgem kui näiteks eelmisel tippkohtumisel. Niimoodi puht psühholoogiliselt ja emotsionaalselt. Aga kui saab selleks hetkeks tehtud rahuleping, mis näiteks peatab Iraanil tuumaprogrammi ja see on kõigile selgelt ühemõtteliselt arusaadav, siis on see olukord hoopis teistsugune ja siis on USA positsioon totaalselt muutunud. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris tuleval nädalal. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.